Ameerika Ühendriigid on Iraani Islaamivabariigi poolt infiltreeritud ja siin on, kuidas see toimub. Uus raport Nuftilt, Iraani Demokraatia Rahvusliidult, kirjeldab seda režiimi pikaajalist strateegiat üksikasjalikult. Mitte traditsioonilise spionaaži kaudu, vaid institutsioonide, usukeskuste, koolide, mittetulundusühingute ja kogukonnaorganisatsioonide kaudu, mis tegutsevad seaduslikult, järjepidevalt ja põlvkondade vältel. Selle võrgustiku keskmes on nüüd Alavi fond, New Yorgis asuv mittetulundusühing, millele kuulub 36-korruseline hoone Fifth Avenue'l. Tulu teeniv vara, mis on rahastanud 10 seotud organisatsioone üle kogu riigi. See on osa laiemast võrgustikust, kuhu kuuluvad ka mošeed, koolid ja noorteprogrammid sellistes osariikides nagu Virginia, Michigan ja Texas. Vaatame nüüd Michigani. Dearbornis on umbes 40% elanikkonnast moslemid ja tegelikult enamasti šiidid. Ja seal ei ole ainult ühte asutust. Seal on tihe ökosüsteem mošeedest, koolidest, noorteprogrammidest ja meediainitsiatiividest, mis üksteist toetavad ja ausalt öeldes muudavad antisemiitlikud, Ameerika vastased ja terrorismi toetavad narratiivid igapäevaelu tavaliseks osaks. Näiteks 2020 aastal pärast Qasem Soleimani, komandori, kes vastutas sadade Ameerika sõjaväelaste surma eest, tapmist, korraldas Ameerika Islamikeskus Michiganis tema auks kiitva mälestusõhtu. Kes see kindral oli? Et tema kohalolek tõi lootust tõrjututele ja neile, kes kartsid, ning tõi viha ja hirmu islami vaenlastele, eriti Ameerika Ühendriikidele. See on Ameerika institutsioon, mis avalikult ülistab meest, kes on vastutav Ameerika sõdurite tapmise eest. IRGC ja selle kombitsad on ausalt öeldes meistrid selles, kuidas panna tõrjutud rühmad tundma, et neil on ühised eesmärgid, kuigi tegelikult on neil sageli vastupidised eesmärgid. Näiteks LGBTQ liikumine, mis äkitselt toetab Palestiinat ilma tegelikult aru saamata. Ainus asi, mida palestiinlased statistiliselt Pew andmetel vihkavad rohkem kui juute, on geid. Nüüd muidugi nägime seda varem ja näeme ka täna, kui üliõpilasrühmad korraldavad režiimi toetavaid proteste, kujutades Islaamivabariiki ja selle terroristlikke käsilasrühmitusi vastupanuna. Võta veel üks sõdur! On aeg ärgata ja hakata vastu sellele meie väärtuste kuritarvitamisele ameeriklastena või iga inimesena, kes usub vabadusse, võrdsusesse ja liberaalsetesse väärtustesse. On selge, et meid rünnatakse.